Kuulate podcasti Pealelöök. Eesti Jalgpalliliidu üldkogu toimumiseni ja presidendivalimisteni on jäänud napilt üle kuu aega ja taskuhäälingu saade nimega Pealelöök alustab täna nüüd juba 3. korda ja kuulatav, vaadatav ei ole ta mitte ainult taskutes, vaid ka YouTube'is, Spotify's ja Apple'i podcastides. Ja täna on siin taas kord Ragnar Klavan, on Veiko Veskimäe, Paide linnameeskonna president ja pikaaegne Nõmme Kalju eestvedaja Kuno Tehva. Tervist! Ja meiega koos siin küll esimeses episoodis oli ka Martin Reim, aga täna on Martin Reim siin natuke teistsugusel kujul. Trofeena, eks ole, täpselt ka meiega mõtteliselt kindlasti kaasas. Kuno, kas täna võib öelda, et ka sinust on saanud tiim Klaavan? Selline avapauk saatele siis üle sõna. Surve peale ka. 9. mai seisuga iseseisev sõltumatu, aga olles mitmel korral nüüd Ragnari üritusi väisanud, külastanud ja jälginud tema arengut, siis pean tunnistama, et kui see ettepanek tuleb, praegu ta ei ole tulnud, siis võib-olla mul on väga raske öelda ei, aga me oleme klubis sees otsustanud, et me nii suures küsimuses, nagu on Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimised, ikkagi viime läbi sellise oma sisemise referendumi ja küsime kogukonna liikmete käest, küsime klubi lapsevanemate ja treenerite ja siis nii-öelda siseringi käest, keda nemad soovivad siis Eesti Jalgpalliliidu eesotsas tulevikus näha ja me lähtume oma hääle ja otsuse kujundamises siis sellest sisemisest veendumusest, mida siis meie klubi sees arvatakse. Et see on hetkeseis. No see on äärmiselt demokraatlik lähenemine, et siinkohal võiks küsida, et kas julgustad sa teisi klubisid ka äkki sellist lähenemist võtma, et kogukonda kaasata selles diskussioonis? Ma arvan, et jalgpalli arendamise juures ükskõik, kas me räägime tippjalgpallist või rohujuure tasandil jalgpallist, on kogukond kõige tähtsamal kohal ja kui me nende häält kuulda ei võta või oma klubi töötajaid või treenerite häält lapsevanemaid kuulda ei võta, siis ma arvan, et me ei saa tegutseda jalgpalliklubidena, et siis me tegutseme mingite muude organisatsioonid, et jah, mina kindlasti arvan, et see on õige tee ja tuleb kuulata, mida klubi sees inimesed arvavad ja sellest siis lähtuvalt teha oma otsust. Ragnar, kas on võimalik, et võib-olla juba pärast selle episoodi salvestust see ettepanek tiimiga liituda juhatuse kandidaadiks siis ka võib-olla tehakse või me veel ei tea seda? Ja, ma ütlen samamoodi siis Kuno ja Veiko mõlema kohta, et nemad on siis need tugevad klubijuhid olnud, kes siis on ka Eesti jalgpalli kvaliteeti tõstnud. Nad ei ole seda kvaliteeti ka teinud ainult Eesti kamara peal, sest neil on emotsionaalseid võite ka väljaspool Eestit, kus nad on viinud seda Eesti jalgpalli järgmisele tasemele ja vaadates ka nende siis organisatsioone, klubi tugevust, need on need väärtused, mis siis on Eesti jalgpalliks väga vajalikud, et me teeksime järgmise sammu ja nendest kogemustest ja teadmistest on vaja meil kõigil õppida. Siis kui me tahame seda suurt tõusu teha, siis me peame kõik selle taseme ülesse poole viima. Et see on väga tähtis ja seepärast mul on ülimalt hea meel, et Kuno siin praegu on oma teadmisi ka jagamas, mis sealt hiljem tuleb. See on hilisem muusika, et see on nagu väga tähtis ja sama on Veiko puhul. Absoluutselt. No Veiko tegelikult ja teie kõik, et tänase episoodi teema ongi ju majanduslikult edukad klubid, majanduslikult jätkusuutlikud jalgpalliklubid Eestis ja teie mõlema rahvusvaheline kogemus on kindlasti väga suure väärtusega selle vestluse käigus. Veiko, mis on see kõige suurem väljakutse, mille ees sinu enda sõnul täna Eesti jalgpalliklubid seisavad? Mis on see ülesanne, mida te lahendate praegu? Ma arvan, et kõige suurem, kui hästi üldistatud tasandil vaadata seda, on see väljakutse, mida meil on vaja tervikuna jalgpalli siis sellises sektoris või muuta, on selline üldine nagu selline maine või siis selline nagu vaade sellele. Et ma osalesin hiljaaegu žüriis, kus oli Äripäev korraldab selline arvamuskonkurssi, arvamuslugude konkurssi ja kõik siis žüriis osalenult andsime nagu eripreemia välja seal ühele loole, siis mis rääkis sellest, et Eesti edu seisab jätkuvalt väga paljuski siis selline positiivse maailmavaate või mõttemaailma taga. Ja teadus on välja arvatud, et kui organisatsioonis on kas või üks selline nagu siis selline mädaõun, et siis see tähendab majanduslikul tulemusele 40% nii-öelda miinust.
ja noh, naljaga pooleks võib öelda, et ma arvan, et jalgpalli skeenel tervikuna ka, et esimene asi, mis meil on vaja üheskoos teha, on vaja see rõõm, optimism ja sellised säravad silmad teha, et siis hakkab kõik head asjad juhtuma. No tegelikult eelmises episoodis me rääkisime ka hästi palju sellest hoiakust ja positiivsest nagu sellisest suhtumisest, kui me rääkisime tehnoloogia innovatsiooni puhul, et ma arvan, et sama kehtib täna ka, et Nõmme Kaljus ju näiteks räägitakse eraldi jalgpalliringkondades, räägitakse Kuno Tehva ajastust, et selline nii-öelda niisugune nagu modernne jalgpalliklubi, mis on eesrindlik, käib uuendustega kaasas ja hoiab kätt pulsil sellest, mis ka maailmas toimub. Ja Kuno, sul endal on väga palju rahvusvahelisi kontakte tegelikult ka Euroopa klubide assotsiatsioonist, et mis on see, ma ei taha küsida saladus, aga mis on see hoiak, millega sina Nõmme Kaljut oled eest vedanud ja mis on see, mida võiks laiendada ka nendele klubidele Eestis, kellel võib-olla ei ole sellist kontaktivõrgustikku? Ma arvan, et usk, ma arvan, et vastutustunne ja ma arvan, et rõõm sellest, mida sa teed ja arusaam, et rõõm ei ole ainult õnnestumised, et rõõmul peab valmistama ka ebaõnnestumised ja nendest sa õpid ja kasvad. Ja ma arvan, mida Veiko ütles väga hästi, et see silm peab särama kõigil. Ja ma arvan, et praegu võib-olla jalgpalli sees olevad inimesed kindlasti on muga nõus, et me oleme väga killustunud. Et sellises väikses riigis nagu Eesti ei saa olla sellist asja nagu teie ja meie. Et saab olla ainult meie ja kui tekib see meie ja tekib sinna uus kuvand ja arusaam, et kus me kõik asetseme siis selles ökosüsteemis, et ei ole ainult nii, et keegi räägib suurte klubide edust ja siis need väiksed ei saa aru, mis nende roll selles on, et tegelikult me kõik oleme üks ökosüsteem, üks organism ja see peab nagu toimima tervikuna ja ma usun, et see on võimalik, ma arvan, et ajas ikkagi elus asjad lähevad paremaks, homme on parem päev kui täna ja sellises usus tuleb jalgpalli arendada ja ma arvan, et kui me seda teeme, siis ma usun, et meie suured saavutused on alles ees. No kui me konkreetsemaks natuke läheme ja Eesti jalgpalliklubide tuluallikatest räägime, siis tegelikult tuluallikad on piiratud ja väikses riigis on nad iseäranis piiratud, et sa võid müüa mängude pileteid, võid müüa särke, võid müüa veel igasuguseid asju. Aga kuidas moodi siis, kust alustada selle mitmekesistamisega, kui me räägime tuluallikatest? Ma võin võib-olla siit alustada, aga selle Kuno vastuse juurde lisaks veel nii palju, et mis minu meelest on jätkuvalt Nõmme Kaljul nagu omane, et nad tegid asju nagu teistmoodi. Nad tegid nagu ägedalt, kui nad tulid, et oli siuke nagu võib-olla sellised vanemad klubid, kes olid harjunud tegema, organisatsiooniga ikka kipub nii olema ja siis tuleb kuskilt siukene nagu uus hingamine, uus energia ja noh, tõesti, nad tegid kogu siukest brändingut ja kõike seda teid inimest sinna ja tekkis siuke nagu uus nagu lähenemine, et ma arvan, et see on jätkuvalt Nõmme Kalju juures ka täna ja ma arvan, et noh, üks asi, mida näiteks saaks jalgpalli tuua nii-öelda laiemalt ja teisi selliseid klubi siis on ka järjest juurde tulemas. Aga vastates su küsimusele, et kuidas siis seda nii-öelda majanduslikku edu vaadates, ma arvan, et seal kõigepealt hakkab pihta sellest, et sa pead looma kõigepealt strateegia. Eesmärgi strateegia ja vaatame, mis on üldse võimalik. Ja noh, nagu ikka elus on ja organisatsioonil on, et strateegiast hakkab kõik pihta, aga et strateegia nõuab ka seda, et sul on strateegilised fookused. Ja siis sa eraldad selleks plaani, eraldad ressursid selle nii-öelda elluviimiseks, et ma arvan, et meil täna võib-olla selline jalgpalliskeenel tervikuna puudub selline ühine nagu, millised on eesmärgid, millised on strateegia selleks elluviimiseks ja ma olen kindlasti seda meelt, et võimalusi on oluliselt rohkem. Et loomulikult Eesti-suguses väikses riigis on piiratud, et noh, me kunagi ei müü kümnetele tuhandetele klubimängul võib-olla pileteid igale mängule ja särke ei müü sadades tuhandetes või miljonites ja nii edasi, aga jätkuvalt on seal väga palju asju, mida saab teha, et noh, kindlasti on üks asi, mis nõuab näiteks strateegiat, on näiteks sportliku edu saavutkamine, läbi selle on Eestis võimalik tulu teenida, aga neid, kes läbi selle saavad tulu teenida, on väga vähesed klubid, et Eestis on meil täna 4 euro kohta, kui sa euros oled edukas, siis sa saad sealt tegelikult klubile tulu teenida ja loomulikult noh, see siis riburada pidi jaguneb ka allapoole püramiidist laiali, aga veel kord see on ainult väike osa. Mida klubid ise veel saavad teha, on mängijate müük. Ja noh, seal on kindlasti punkt 1 saab koostööd kindlasti teha, see nõuab väga selget strateegiat. Me Paide klubiga ise circa 6 aastat tagasi tegime väga selge eesmärgi, ütlesime, et teate, me ei saa ainult niimoodi toimida ja tippklubiks saada,
et noh, kas on toetajate raha peal või kuskilt mingid toetusmeetmeid ootame, et me peame ise tulu teenima ja noh, mängijate müük on vaieldamatult üks teema, mis võimaldab seda teha, aga see nõuab väga selget strateegiat, kus neid mängijaid tuua, kuidas seda arendada, mis on sinu roll, see kuskil Euroopa või maailma jalgpallis, et noh, mängijaid on igal pool, on ju. Et oleme seda nagu ellu viinud ja ma näen väga suurt võimalust, ütleme, et just niisugust ülemiste liigade klubidel sellega tegeleda ja loomulikult siis eraraha kaasamine. Et noh, väga selgelt nõuab ütlemist, et me koos jalgpalli kogukonnaga ütleksime, et jalgpall peab olema toetajatele, sponsoritele valik number 1. Aga räägime sellest mängijate müügist, sellepärast et Paides te müüsite alles detsembris ühe mängija otse Bundesligasse ja mida selline liigutus tekitab, on see, et ta toob agentide tähelepanu Eestile, ta toob see Paidele, aga ta toob ka Eestile. See on koht, kust tulevad uued huvitavad mängijad. Kuidas moodi viia seda oskust, esiteks mängijaid müüa, seda bürokraatiat hallata ja selle edu tuules purjetada? Kuidas viia seda oskust klubideni, kes võib-olla 5-10 aasta pärast hakkavad müüma mängijaid Bundesligasse? Küsimus suurele ringile. No, ma võiks võib-olla nagu paari sõnaga kommenteerida, et siin võib-olla isegi tsiteeriks meie kaitsemeistrit, kes ütles, et laskemoon ei ole kabanoss, mida sa nagu ostad Statoilist, et jalgpallurite müük ei ole ka nagu kabanoss, mida sa lähed Statoilist või siis Circle K-st ostma või müüma, et see on väga nagu spetsiifiline ja sellele eelneb ikkagi niisugune strateegiline ütleme sihikute sättimine, ehk siis see tähendab seda, et tegelikult selle eelneb ka filosoofia, mis on mängijate arendamise põhine ja rohkem pead eelistama nooremaid mängijaid. Nõmme Kalju tegi väga teadliku valiku, et meil on täna oma konkurentidega võrreldes Premium-liigas üks nooremaid võistkondi ja me tegime selle valiku, sellest me teadsime, et kui me sama teed jätkame, nagu me siiamaani tegime, siis meil põhimõtteliselt loobume väga selgetest võib-olla ka nendest põhilistest potentsiaalsetest tuluallikatest, mis aitavad meil klubil elus püsida ja need on need nagu kohad, mida klubid peavad strateegiliselt siis otsustama ja muidugi sellest lähtuvalt ka eelmise aasta tulemus Nõmme Kaljul teine koht oli minu jaoks klubijuhina äärmiselt meeldiv, sellepärast et on väga raske ühildada kahte asja, tulemust ja mängijate arendamist. Need on niisugused asjad, et seda, noh, see on suur õnnestumine, kui sa teed tulemust noormängijatega. Ja võib-olla see on ka niisugune asi, et kui sa aastate jooksul oled võitnud teatud meistritiitlid ja saavutanud midagi, siis see hasart või see enda sisemine mingisugune selline eesmärkide seadmine muutub, sa teed raskemaid eesmärke iseenda jaoks püstitad. Et võib-olla ma ei tahagi enam 30-aastaste jalgpallidega seda tiitlit, palluritega tiitlit võita, sest see oleks igav minu jaoks. Ma olen seda teinud. Ma tahaks just noorte Eesti mängijatega, noorte välismängijatega saavutada selle sama edu ja pakkuda ka siis nende karjääri siis ütleme sellist tuge nende karjääri ehitamisel ja loomisel, et meil õnnestus ka müüa üks jalgpallur eelne suvi Belgiasse, nüüd nad võib-olla tulevad Belgia meistriks ja aasta hiljem ta on niimoodi läbi löönud seal, et räägitakse võib-olla suvisest üleminekust Premier League'i, mis tähendab seda, et need sissetulekud läbi selliste üleminekute aitavad jälle klubi arendada ja kui sa nüüd võtad selle raha ja teed õigeid investeeringuid, panustad infrastruktuuri, panustad metoodikasse, treeneritesse, arengusse, siis sa saad ka selle tuules aidata ka meie kohalikke Eesti mängijaid teha seda järgmist sammu ja siin tekib ka siis see koostöö võimalus ka väiksemate klubidega, regionaalsete klubidega, minna appi nendele ja öelda, milline siis on see metoodika, kuidas siis oleks võimalik need mängijad arendada selliselt, et me tulevikus saaksime neid müüa välismaale, et ma toon näiteks kiiresti veel Ragnar Klavani näite, et sinu karjääri lõpus sa jõudsid Liverpooli ja me täna võiksime ka öelda, et milliseid mängijaid meil on vaja 10 aasta pärast. Kes siis on need mängijad ja millist tüüpi mängijad meil on vaja, kes jõuaksid Premier League. Need on kindlasti teistsugused mängijad kui Ragnar ja me peame täna hakkama tööle sellest teadmised, millist mängijat 10 aasta pärast see Premier League vajab ja see on see koht, kus me täna peame hakkama panustama ja aru saades, mida siis tuleviku jalgpallur tähendab, et see on minu arusaam asjast ja me Nõmme Kaljus üritame nagu seda suunda siis arendada ja edasi liikuda niipidi. Veiko ja seejärel me küsiks Ragnari käest, tulles tagasi ikkagi Jalgpalliliidu uue potentsiaalse juhatuse juurde, et mis on see koht, kus Jalgpalliliit saab appi tulla klubidele? Just seesama tegelikult võib-olla kokkuvõtvalt, et millest me ise puudust tundsime, kui me olime väiksem klubi ja ei olnud sellega tegeleda.
tegelenud, et ega meil ei olnud kuskilt tegelikult seda infot liiga palju nagu võtta ja keegi ei tulnud pakkuma või ütlema, et kuulge, et näete, et kui te tahate edasi areneda, siis te peate hakkama klubiga ise nii-öelda tulu teenima ja selleks on üks peamine võimalus mängijate müük. Ja noh, läbi selle nüüd aastate me oleme päris suure, ma arvan, klubina kompetentsi selles osas nii-öelda kogunud. Nõmme Kaljul on, teistel klubidel on ka, et meie võib-olla üks peamine nagu mõte ongi see, et ma arvan, et on väga oluline luua jalgpalliliidu juurde niisugune väike, aga väga hea kompetentsikeskus, mis siis toetaks klubisid sellel teel. Seal on väga palju erinevaid asju, et kuidas viisasid näiteks ajada. Et noh, see on terve teadus, et kuidas saada need kuskilt Aafrika või ma ei tea, mingite muude kohtade mängijad, kuidas nendel viisad saada õigeaegselt ja nii edasi. Et see on nii palju detaile, mis kõik nõuavad niisugust tähelepanu ja nõuavad ka mingis mõttes nagu kogemust. Aga loomulikult ka toetada üldse niisuguseid võib-olla alt tulevaid klubisid sellest, et kuidas luua üldse see strateegia. Et milline see maailm üldse on, et meil seal samas Tartu kärajatel üks klubi tuli minu juurde ja küsis, et kuule, et te olete mängijaid müünud, et meil siin keegi tunneb meie klubi vastu nagu ühe mängija vastu huvi, et räägi, kuule, et mis need hinnad või värgid üldse nagu on. Ja noh, siis loomulikult ma talle põgust rääkisin, ütlesin, et näed, võta meie klubist nende inimestega nii-öelda ühendust ja noh, nad seletavad kõik ära, et see on see abi. Aga et just jah, et võib-olla see nagu üks peamine mõte meil sellel konkreetses kontekstis on, et jalgpalliliidu juurde luua kompetentsikeskus, mis loomulikult ei ole niisugune, et seal on 10 inimest töötab ja nii edasi, et on niisugune väikene, aga väga tubli, oskab kontakte viia sinna, näiteks ECA-l on kõik erinevad teenused sellel teemal olemas, kuidas lepinguid nõustada ja nii edasi, aga et aitaks üldse seda strateegiat nagu üles ehitada võib-olla klubidel ja oleks siis see esimene kontakt, kus saab abi ja vajadusel ka valitsussuhted ja kõike neid teha, et see on võib-olla see, mida jalgpalliliit saab aidata siis teha klubidel. Absoluutselt, kuidas sõlmida lepinguid, mis oleks kasulikud, kuidas läbi rääkida kogu see kompetents, eks ole, mingisugust dokumentatsiooni ja kõige näol, mis ei pruugi üldse olla teemad, millega klubi juhid tingimata kokku puutuvad. Ja miks on oluline, et see on nagu pikaajaline vaade veel võib-olla siia juurde lisada, et kui Ragnar Klavan läks Viljandisse, siis, või tähendab sinna Liiakuli, siis ma mäletan, et Viljandi äkki 70 000 eurot sellest teenis või midagi suurusjärk. Ehk siis see on väga pikaajaline, et kui sul need mängijad lähevad, seal ei ole ainult see, et sa saad ühe korra nii-öelda müügi pealt tulu, vaid sul jäävad mingid, kui sa õigesti teed, sul jäävad mingid siis protsentmängijate õigusti sisse, mida saad järgmiste müükide pealt ja samamoodi treeningkompensatsioonid, asjad, et ühesõnaga võid saada lõpuks selle mängija eest tulu, kui ta on õiges vanuses mängija olnud võib-olla 10 aasta pärast, kui ta läks ja mida rohkem sul neid linnukesi välja läheb, seda rohkem sealt ka tulu tulevikus võib teenida. Võib-olla jah, mina siis läheks natuke kaugemalt ja alustaks sellest, mida Kuno mainis. Ma olen nüüd seal põllu peal 90+ siis aktiivset Eesti jalgpallipanusta klubi liiget läbi käinud. Need on tippklubid, need on siis madalamates liigades, ainult madalamat liigat ühe võistkonnaga mängivad, siis on need rohujuure klubid, see regionaalsed klubid. Ja kõige suurem, kui öelda, murekoht minu jaoks on ka see killustumine, et selles suhtes igaüks kuidagi on oma ette ja siis kui sa kuuled ka kuskil mingites piirust, me ei saa nendega läbi ja ma ei saa nendega läbi. Ja tegelikult see, kui me soovime järgmist käiku teha, siis me peame sellest aru saama. Me oleme väike rahvus ja selles suhtes, kui me soovime suuri tegusid teha, siis me peame selle koostöö võimalusel leidma ja samamoodi nende väiksemate klubide jaoks, kellel võib-olla sellist väljundit ei ole, et nad tõesti saad seda euro kohta seal hakata nii-öelda taotlema isegi või sinna liigasse jõuda või siis neil kohe otse sealt need noormängijad ei lähe välismaale. Et siis mis on täiesti okei, see on igal pool maailmas niimoodi on ju. Aga siis ongi vaja leida need võimalused nendele klubidele ka siis seda tuge pakkuda ja leida nende noortele need võimalused. Ma saan ka aru, et regionaalselt rahvaarvust tulenevad, siis mingites piirkondades ongi väga keeruline ja sa kuuledki, et jah, meil ei ole pakkuda väljundit või seda keskkonda ära 15-aastasele noor mängijale. Siis ta peab selle järgmise sammu tegema sellest, kui ta on võtnud, praegu me räägime siis eliit noor mängijad, siis tal peab olema see järgmine võimalus, aga see järgmine võimalus, kuhu ta läheb, tema peab siis see klubi, kuhu ta läheb, peab olema ära valideerinud selle kvaliteedimärgit. Jah, selles suhtes tema toodab seda kvaliteeti, ta liigub sealt edasi, siis on võimalik seda ja lõpuks siis
see unistus samamoodi on see, et need summad jõuaksid sinna madalamatesse kluvidesse, sest et kasvataja raha on 12-16 on see kõige magusam siis see noormängija kasvatamise raha, see müükides sealt. Et see on nagu kõige alus minu jaoks. Me ei saagi öelda, et nüüd jah, Valgast või Põlvast hakkavad need mängijad kohe minema sinna tippliigadesse, sellest, et seal on erinevad etapid. Neil on enda suured sellised mured või sellised takistused, millest neil on raske üksinda üle saada ja sealt tulebki mängu see koostöö ja kui me igaüks seal nendes kaevikutes näeme neid tonte, siis need asjad käivadki juhtuma ja Jalgpalliliidu kontekstis katuseorganisatsioonina sa pead neist liikmetest süstima seda usku ja usaldust. Ma arvan, et siinkohal jah, täpselt ja mulle tundub, et üks tükk sellest puslest on ka, nagu sa mainisid, see klubide enda motivatsioon ja motivatsioon saada läbi, motivatsioon uurida üldse võimalusi, mis on toetusvõimalused, mis on koostöövõimalused, kust seda kompetentsi hankida. Ja Ragnar, nii mitmeski intervjuus sa oled ise maininud tänase juhatuse läbipaistmatut juhtimist, eks ole, et see on selline juba nagu mitmeid kordi kõlanud kriitika. Kui palju võib seal vahel olla seost tänase juhatuse nii-öelda mõnevõrra läbipaistmatu juhtimine ja klubide motivatsioon? See on nagu tervikuna nagu, see on väga suur ja ütleme, ma olen näinud ühes teises alaliidus seda, et kui hakati niimoodi tööle, et ühised eesmärgid, me saame aru, et nii nagu Jalgpalliliit või alaliidud alati on, nad on ju jalgpalli või nende liikmete esindusorganisatsioon, et nad on loodud selleks see alaliit, et ta teenindaks siis oma liikmeid ja seisaks nende ühist huvide eest, mitte era nii-öelda kellegi huvide eest. Et ma arvan, et kindlasti seal Jalgpalliliit saaks ja peaks ja peabki seda eestvedamist tegema ja selle nii-öelda õhkkonna looma või selle ruumi looma, kus siis, mis oleks koostööle suunatud ja nii edasi. Ja miks see on nagu väga oluline, on võib-olla teine punkt selle majanduslikult edukate klubide teema juures, et kus raha jällegi väga palju sporti tuleb, eriti Eestis, kus riigi võib-olla osa spordi finantseerimisel ei ole väga suur, siis on sponsorrahad. Ja sponsorrahade juures on, ma arvan, kõige esimene asi üldse, mis ka kärajatelt tuli välja, kui ma ka selles laudkonnas seal palusin nendel inimestel, kes ideid sinna pakkusid ja nii edasi, mõeldes selle peale, et kui ise annaksid raha, mis on kõige esimene asi, mis peaks olema nii-öelda täietud. See alati on maine. Ja selle circa varsti 15 aasta jooksul, mis mina jalgpallis olen olnud ja me ka oma ettevõttega olen väga erinevad spordialasid toetanud, et ka täna näiteks toetame kahte korvpalliklubi ja nii edasi. See üks asi, mida sa alati tahad, on see, et sa tahad positiivset maailmavaadet, säravaid silmi ja sa tahad aru saada, et nad annavad südamest endast parima, aga mingit susserdamist ei ole. Ehk siis see maine on, ma arvan, kõige esimene asi, mis on see jalgpalli skeenel tuleb korda teha, et kõik saavad aru, et see on läbipaistev. Jah, tulemusteks need ajas võivad nii-öelda kõikuda, kõik saavad aru, et see sööt tehakse südamega ja mingit sükest kuskilt tagaruumi värki ei ole ja sükest skandaale ja halba mainet ei ole. Ja miks see on tõesti väga oluline, sest et kui sa nii-öelda toetad, siis sa tahaksid, et aru saada see, et see raha läheb õigesse kohta, seda kasutatakse õigel eesmärgil. Aga kui me vaatame veel väga suuri ja võimekaid ettevõtted, siis nende jaoks on ju see, et me maailma skeenel isegi näeme, et nii kui maine kellegil mingil paigast ära läheb, kohe see toetus võetakse ära. Miks see, keegi ei taha olla ju osa nagu halvast asjast. Sa tahad olla ikkagi hea asja kaasas, et selles ma arvan, et see maine teema ja see on üks võib-olla kõige esimese asju, mis tuleb kiirelt korda teha ja see võimestab, ma arvan, kogu seda temaatikat, kuidas raha neid rahastamisvõimalusi nagu leida. Võib-olla ma lisan ühe väikse sellise repliigi nagu Veikole Kaalas uurinud selliseid sponsorlusdünaamikaid Euroopas rohkem, siis ma võin ka kindlasti väita seda, et selline klassikaline sponsorlus on hakanud kaduma. Et siin on nüüd näiteks Paide linnameeskond, ma annan sulle siin raha, panen logo sinna, et sellist nagu see trend on liikunud sinnapoole, et ettevõtted pigem toetavad, see on nagu väärtuspõhine toetus. Et nad leiavad ühisosa, on ju, spordiorganisatsioonidega ja spordiorganisatsioonid on pigem muutunud meediamajadeks. Ka isegi tegelikult väiksed Eesti klubid, nendel on pidev kommunikatsioon, neil on oma, ütleme, meediaväljundid ja nad pakuvad teistsuguseid väärtuseid ettevõtetele. Meie näiteks Nõmme Kaljus oleme liikunud sellise nii-öelda keskkonnasäästliku vaate suunas, sellest me asume Nõmmel, minu vana-isa Johannes Lindemann
oli tegelikult sellise rohepöörde algataja Eestis mõnes mõttes nagu oma kõige ehedamas mõttes, seepärast et Nõmme linnapeana, ta oli esimene Nõmme linnapea, ta kehtestas maamaksu vabastuse inimestele, kes ei võtnud Nõmmel oma kruntidelt maha männimetsa. Ja kõik, kes siis säilitasid puud, nende krundid vabastati siis nii-öelda maamaksust. Ja sellised algatused on säilitanud selle, et kui sa oled Nõmmele praegu saad seal metsas suusata, saad seal jalgpalli mängida ja see on üks väärtus, mille saad ehitada näiteks oma mingisugust strateegiat ja leida siis ettevõtteid, kes nagu mõtlevad samamoodi. Esimesel pilgul tundub, et see üldse ei haaku spordi või jalgpalliga, aga jalgpallis on väga palju enamat kui meil on pall, meil on jalgpallur ja mida ma veel tahan nagu selle Veiko ütlusele siin juurde panna, et me ei saa ka seada eesmärke, mille võib-olla avapealkiri on raha. Kui me räägime mängijate müügist, siis tegelikult me peame eesmärgiks seadma protsessi, et me arendame mängijaid, me teeme teatud asju selleks, et nad jõuaks kuskile ja raha on meie tööpreemia, et me teeme seda hästi, see annab meile võimaluse seda raha siis tuua Eestisse, et meie hea töö on andnud selle võimaluse ja siis me saame investeerida seda uutesse projektidesse, mis arendavad uusi noormängijaid. Ja see on raske sellepärast, et meil puuduvad tihti ressursid, et Eestis on teadmiseid väga palju, aga puudub ressurss, sellepärast meil ei ole elementaarseid võib-olla tuluallikaid nendel kluvidel, kes siis saavad natuke sügavamati minna oma mängijate arengu programmidega. Näiteks meil puuduvad teleõiguste rahad, meil puuduvad piletimüügirahad, kuna meil ei ole vastavaid staadioneidki, kohati ei ole tribüüne. Me tahame kõike seda teha, aga siin mingid asjad peavad hakkama tekkima koostöös siis kogukonna, riigi, omavalitsustega. Ja selleks on ka vaja, et me lähme sinna laua taha sellise positiivse kuvandiga, kus me ütleme, et jah, seda tahavad meie inimesed. Seepärast, et päeva lõpuks me tegeleme kõikide meie enda lastega, need on ju meie enda lapsed. Nende tervis, nende tulevik, nende unistused on need, mida me üritame siin ju ka ellu viia. Ja ma arvan, et siin ei ole üldse eri leere, ei omavalitsuste, ei jalgpalliidu, ei väikeste ega suurte klubi, siin tuleb lihtsalt teha ühine strateegia ja liikuda siis koos edasi. Ja ma omalt poolt ka siis kuidagi, kui võtta jalgpalliliit või kes see siis katuseorganisatsioon seal on, jalgpalliliit, selle juhatus, selle president on ikkagi väärtusruumi kujundaja. Sealt saab kõik alguse selles suhtes, hakkab allapoole see väärtus liikuma, kuidas siis lõpus jõuab kõigini välja. Ja see on see kogukond, need väärtused, mida me kõik siis esindame, kas üksinda või kõik koos. Et see on minu arust väga tähtis ja oluline aspekt. Kahtlemata. Teleõiguste teemal ma korra tahaksin veel seda küsida, et kommertsõigustest rääkides, seal hulgas teleõigustest, et see on tegelikult natuke võib-olla laiem teema, mida te äkki võiksite avada, et mõistagi Eestis ei ole selliseid teleõiguste litsentsitulusid, nagu ma ei tea, Inglismaal, Premier League'is ja nii edasi, aga sinna alla käib, seal on tegelikult võimalusi veel, on bettingu diilid, on seal statistika müük, et kas seal on ka mingit sellist nagu kasutamata potentsiaali, kui me just tuluallikatest räägime? Ma võib-olla võin alustada ja Kuno kindlasti võiks seda teemat täiendada, ma arvan, Kunol on seal palju teadmised, et ma lihtsalt kogu selle ressursi ja finantsi teemal ütlen ka nagu ühte asja, et me tihtilugu ehitame need klaaslaed iseenda peale, et tegelikult neid ei ole, nii nagu selle mängise müügiga, et kas või need viimased meie klubide 2 näidet näitab, et see on ainult meie peas kinni. Sa võid võtta skautida mängija ja aasta aja pärast kuskilt läbi Eesti liiga, ta läheb otse Bundesligasse ja mängib 80 000 inimese ees Müncheni Bayerni vastu. Et tundub, täna 5 aastat tagasi tundus, see on ju ebareaalne. Isegi täna, ma ei tea, pool aastat tagasi tundus, et kas päriselt, aga on tehtav. Ja samamoodi on nende teleõigustega, et jah, kogu aeg tundub, et ei ole võimalik, aga me päriselt ju ei räägi siin ainult teleõigustest. Tänapäeval maailm on oluliselt laiem. Ja ma arvan, et sellega tuleb lihtsalt osa tegelema hakata ja see tuluallikas tuleb luua. Jah, see on jällegi protsess, mis tuleb läbi mõelda ja hakata süsteemselt sellega tegelema, aga ma olen täiesti kindel, et kui me mängisime ise eelmine suvi
üleilmsul enam mäletagi, kiirest peast mängisime Islandiga, siis nemad rääkisid, kuidas nad saavad väga suure toetuse läbi teleõigustega. Island on ju oluliselt väiksem kui Eesti, aga kuidas siis nendel on võimalik kuskil saare peal järsku siis teleõigustest tulu teenida ja nii edasi. Aga ma arvan, Kuno siin oskab kindlasti täpsemalt veel laiendada. Jaa, et võib-olla veel korra selle sinu teemakäsitluse veel nii palju öelda, et jalgpallurite, ütleme siis nii-öelda ülemineku turg eksisteerib ja selle kujundamine peaks olema ka igas riigis kollektiivne. Sellepärast, et meil peavad olema oma sisemised kokkulepped, et kui nüüd Paidel, Kaljul veel kellelegi õnnestub teha selliseid nii-öelda arvestatavaid tehinguid, siis me ei saa jällegi kukkuda alla kuskil teises, ütleme, Tallinna otsas mõnes klubis ja viia see üleminekut nii-öelda, ma ei tea, latsis jälle sinna madalale tagasi, siis on me põhimõtteliselt kõik oma töö nagu visanud prügikasti, me peame kogu aeg kergitama seda, et muu maailm harjuks ära, et Eestis on head mängijad ja nendest tuleb maksta, ütleme siis õiglast tasu. Ja mängija turg on ju tegelikult selline, et kui Ragnar Klavanist on keegi nõus maksma 1 euro, siis ta väärtus on 1 euro. Kui see on 100 miljonit, siis on see 100 miljonit. Ja tihti, kui sul tekib huvilisi rohkem kui 3, siis hakkab kujunema ka see turuhind. On ju nii, et selles mõttes on väga palju mida õppida ja väga palju koos teha. Aga nüüd tulla nagu teleõiguste juurde tagasi, sorry, Ragnar, su hind on kindlasti rohkem kui 1 euro, on ju. Aga ma tõin näite, on ju. No mina tead, turg on ära Täna võib-olla on kui kukun turg on ära sooligitud, siis ongi selles suhtes, väga tihti tuleb selles suhtes, et ei ole võib-olla neid teadmisi, neid kogemusi ja see on see tähtis asi, mida me peame edasi andma, et need kõik klubid oleksid see keskmine tase tõuseks, samamoodi nende üleminekute ja transferide. Kui Ronaldo liitus näiteks Juventusega, siis ju kõik rääkisid sellest, et kumb on suurem, kas Juventuse klubibränd või Ronaldo bränd näiteks, on ju. Ja ma arvan, et kui Ragnar liitus Paidega, siis kindlasti Ragnari bränd oli suurem kui Paide linnameeskonna bränd, seda vabandust kogu lugupidamise juures, et see oli väga muljetavaldav üle, me ise vaatasin seda laivi, lapsed olid sul eetris. Nii et selles mõttes me oleme ka teinud väga palju häid asju, mis nagu ütleme, käivitavad seda kohaliku jalgpalli elu ja ma usun, et see on kõik positiivne. Kui rääkida teleõigustest, siis mulle meeldis sinu küsimuse formuleering, et inimesed saavad valesti aru, et teleõiguste müük on see, et nüüd me koputan, ma ei tea, Kanal 2 ukse taga, ostke meie premiumiga pilti, see ei ole teleõiguste müük. Teleõiguste müük on, ütleme siis, pakett, väga palju erinevaid asju, et datamüük, betting-ettevõtete müük ja nüüd tuleb ka kohaliku tulu jaoks mõelda kuidagi kavalalt välja see asi ja seda tehakse, ehk siis sa toodadki erinevaid pakette. Keegi võib-olla Elisast soovib osta näiteks highlights, ehk siis vaadata neid mänge, keegi midagi muud on ju. Ja lõpuks sul tekib üks tervik ja see tervik on tegelikult väärt, ma julgen öelda, Eesti-suguse riigi jaoks ikkagi, ma isegi ambitsioonikalt võiks öelda, me võiks mõelda, et me vähemalt sama palju kui Island suudame tuua raha sisse. Islandi näide on see, et iga klubi ja minu arust neil on 12 klubi on vist kõrgliigas, teenib mingi paarsada tuhat aastas, on ju, just, pluss nad saavad naiste jalgpalli sealt taha, pluss nad saavad ka, ütleme siis liiga tasemelt teisele liigale raha sealt ja see on juba üks väike seeme, mis tuleb juurde ja sellega ka me tegelikult lähme ja asetame ennast Eesti jalgpallina kaardi peal, me suudame seda juba natuke väärikamalt pakendada ja selleks peab väga palju asju muutuma, aga siin ei ole mingit raketiteadust. See teadmine, kuidas seda teha, on Euroopast kättesaadav. Need inimesed, kes meile appi tuleks, on olemas. See on lihtsalt jällegi, nagu Veiko ütles, sihikute nii-öelda panek, strateegia loomine ja üldiselt nende pakettide koostamine on müügi kuupäevast -1 aasta, nii et kui me tahame aasta pärast teha turul mingeid liigutusi, me peaksime täna tööle hakkama. Ja siin ei ole ka mitte midagi keerulist ja ma arvan, et see ei ole ebarealistlik asi, et ma väga julgelt võin öelda, et kui me täna hakkaks selle nimel tööle, siis aasta pärast me tooks juba klubidele kindlasti turu sisse. Ja seal on võimalus ka teha teiste riikide koostööd, et keegi ei keela, et jälle, kui see on eestvedamine olemas, see tahe on olemas, ma ei mäleta, just Lätil ka vist ei ole äkki, aga näiteks Soomel on need tuluallik nii edasi, et seal on kindlasti võimalik teha ka nagu ühisvaadet nagu mingite riikidega ja see on üks nagu väga konkreetne asi, mida me oma tiimiga siis tahaksime teha, on see, et selle teleõiguste raha tuua. Ehk see tähendab seda, et jällegi me ei võta kuskilt ära, vaid me loome väärtust juurde, toome raha juurde ja vaatame seda pikaajalise protsessina ja loomulikult see raha siis peab jagunema siis kogu püramiidi peale ühtlaselt ära. Et ta peab see panus
või selle nii-öelda selle tulu pealt siis peavad saama kõik oma osa ja selleks, et nad saaksid seda püramiidi vundamenti igat siis levelit kenasti edasi arendada. Ja ma nõustangi ja sellest, kui me räägime nüüd hetkel siis tippliigast ja seal on ka sellest, kas see peab olema konkreetselt tsentraliseeritud jalgpalliliidu juures või mitte. Ma ei hakka siin seda pulkadeks võtma, sellest, et Lätil on teistmoodi, Soomel on ka teistmoodi, see ei ole see argument, aga me peame aru saama, mis siis premium liiga või mis see pakett või pakend või mis see on seal meie jaoks. See on see väärtus, mille eest ollakse nõus maksma. Et seal on ka vaja siis, nagu Kuno ütles, see on rohkem nagu meediafirma juba, et meediamaja, et sellest, kuidas sellele kõigele otsa vaadata, erinevate nurkade alt, erinevate tükkide, et see ei olegi selles suhtes, jah, see võtke või jätke ja siis kõik ütle, me ei taha ja siis ei ole, siis ongi 0 või on miinus. Et see on just see vahe ja sinna inimesed, kas see kõik peab olema tsentraliseeritult jalgpalliliidu all, ei oska öelda, see on samamoodi argumenteerimiskoht, aga ikkagi sinna on vaja siis samamoodi särasilmseid inimesi, kes siis selle asja ära teevad ja sinna on siis vaja ka mingid ajahoidlikud. Aga selle juures võib lisada veel, et samalt käärajatelt meenub kohe, et see küll oli mõeldud konkreetsemalt selle eraraha kaasamise juures, et sul peab olema parim pakend. Et see jalgpall peab olema valik number 1, aga selleks ta peab olema atraktiivne, äge, nooruslik, positiivne, särav, kõik need asjad on ja. Aga täpselt sama teema on selle teleõiguste, siis nimetame siis teleõigusteks müügiga, et kogu see komplekt peab olema nagu töötama. Ja kogu liigade tasand ja see püramiid peab toimetama selle nimel, et saab aru, et okei, me saame seda müüa sel juhul, kui need asjad on juhitud, süsteemselt arenevad, ja kõik pead selle nimel pingutama. Aga selleks kõigepealt on vaja eesmärk püstitada, sellega tegeleda süstemaatiliselt ja seda täide viima ja loomulikult siis seda saadavat tulu siis kogu püramiidi peale ära jagama. Võib-olla lisan peal Rannar mainis ka, et liiga, et premium liiga, ma arvan, et meil on meie liiga juht, minu isiklik arvamus Veiko Soo, minu arust on väga selline hea entusiast ja ma arvan, et ta on üks selline inimene, kes tegelikult on oma tööd teinud nagu, ja võib öelda särasirmselt ja võib-olla nüüd viimasel ajal natuke hakkab ka väsimast, on kõvasti pingutanud, aga kogu lugupidamise juures selle tehtud töö osas ma ikkagi julgen öelda, et miks üldiselt liigad tahavad olla iseseisvad, sellepärast, et nad oleks rohkem läbipaistvad. Sellepärast, et kui ta on alaliidu osa, siis sa saad jällegi, kui sa hakkad vaatama sinna sisse, sa ei saa aru, mis kulutusi tehakse liigale, milleks see on. Kui ta on eraldi organisatsioon, eraldi juhitud üksus, isegi kui ta on koostöös jalgpalliliiduga, siis on võimalik aru saada, kas need otsused on kasulikud, kahjulikud on ja sealt hakkab kõik see asi pihta. Ma arvan, et ka see liiga peab kindlasti muutuma klubidele põhimõtteliselt tulutoovaks nii-öelda väljundiks, sellepärast, et hetkel me klubidena anname ära oma parimad perimeetri reklaampinnad, me anname ära õigused fotograafidel, kes tulevad teistest suurtest meediaettevõtetest teevad pilte ja kui me võtame, paneme kuskile oma Facebooki lehele nende pildi, meil tuleb kohe inkasso kallal, ütleb, et oi, et olete kasutanud pilti, mille õigused teile ei kuulu. Meie enda ürituste õigused ei kuulu meile ja seda on nagu jalgpalliliit müünud, siis ütleme, ilma et meilt nõusolekut küsida. Siis on väga palju selliseid valesti siis nii-öelda juhitud otsuseid ja seda kõike on vaja hakata muutma, et iga reklaampind oleks ka näiteks, ma ei tea, Tallinna Kalevi, Paide või Kaljumängul kasulik ka nendele klubidele, kes tegelikult seda üritust siis seda vastutust kannavad on ju ja vastutust kannavad ju klubijuhid üle maailma, et vahet ei ole, kas see on Paide, Kalev, Kalju või Real Madrid või mõni muu klubi, numbrid on erinevad, aga vastutus langeb ju klubidele. Meie peame ju maksma palgad, meie peame arveid maksma ja meie võtame vastutuse selle eest, seega me peame ka saama rohkem kaasa rääkida. Just sellel põhjusel on loodud Euroopas siis Euroopa Klubi Jalgpalliliit, mille juhatuses mina olen ja mis on alati näoga klubide poole. Ja seal on väga palju programme, mida me nüüd ka saame üle kanda Eestisse ja see ongi võib-olla minu roll olnud siin viimased pool aastat, et näidata neid võimalusi ja mul on väga hea meel, et üha rohkem ja rohkem Eesti klubis on hakanud sellest osa saama, nii et ma arvan, et tulevik on kindlasti pigem helgem selle koha pealt. Ja ma võib-olla täpsustaks seda teemat nagu sellega, et see minu meelest on natuke nagu selline seis, et nagu riik ja riigifirmad ja eraettevõtted. Ehk nii nagu riigi roll ei ole tegelikult minna ja tegeleda võib-olla ettevõtlusega, mõelda kõige säravamad ideed selles mõttes välja, vaid luua see keskkond, olla see eestvedaja, luua see ruum,
nii edasi, et siis ma arvan, et jalgpalliliidu roll täpselt samamoodi peaks olema see nagu võimestaja, selle ruumi loomine, aga noh, mis iganes need põhjused täna on, võib igaüks ise nii-öelda mõelda ja otsustada, aga me ei näe täna seda koostööd nende klubide vahel ja kui me seda Kärajate üritust kaalutasime, seal kõige alguseks oli üks pilt, et igaüks sai identifitseerides, et kellen tema ennast seal pildi peal tunneb ja noh, väga paljud ütlesid, et seal oli üks niisugune tegelane, kes oli seljaga siis jalgpalliplatsi poole, et noh, nad tunnevad ennast sellena. Ja noh, mis selle nagu mure ongi see, et jällegi see Premium liiga võiks olla Eesti kõige ägedam bränd. Niimoodi, et kõigil tuleb kananaht tuleb peale ja kõik ütlevad, kurat, seal on nüüd see äge mäng, tuleb Premium liigas, see on nooruslik, lahe ja nii edasi, et mingil põhjusel täna seda ei ole. Mingil põhjusel need klubid ei ole ka minu meelest parimal viisil sinna oma teadmise andnud ja ma arvan jällegi, et jalgpalliliidul tulevikus peaks olema see roll koondada inimest ühise laua taha. Ja esimene asi, mis ka peaks tegema, et me peaks selle brändi või selle maine kujundama selliseks, et sinna tahaksid noored tulla, ta on kaasakiskuga ja nii edasi, et ma arvan, see liiga nii-öelda parim pakend ja kogu selle nii-öelda loomine on kindlasti üks oluline märksõnad. Ja ma veel siis läheks sammu edasi, mis siis ongi ja klubidel ongi raske, on ka rahastuse leib naiste jalgpalli, kui me oleme meistriliigas ka neid ülekanded ja sellest, et me ütlegi, et nüüd tulevad need kaamerad igal pool, hakkame kõike filmima ja seal osa siis ka meie programmis on ka see tehnoloogia ärakasutamine, need väljakutele siis tekitada need videokaamerad, mis siis on suutelised seda pilti ka väiksemate kuludega tootma, see on jällegi mingisugune sissetulek, kus me saame siis toetada ka naiste jalgpalli, neid esindusvõistkondasid, et seal ei ole üldse meil selles suhtes. Naiste jalgpalli üldse pildis ja juba sellepärast, et kui paljud üldse naiste meistriliigast teavad ja see on nagu see, millega me peame tegelema ja see on ka samamoodi see pakendamise küsimus ja siin tuleb ka appi võtta siis see tehnoloogilised võimalused, mis siis on meil ka seal eelmises saates ja programmis ära kirjeldatud. Võib-olla ma ühe asja veel tohin juurde öelda naiste jalgpalli kohta ja Veiko kindlasti rahvusvahelise ettevõtjana oma kogemust võib siin ka jagada, on ju, et ega meil ongi väga raske nüüd minna ja seda raha leida juurde naiste jalgpalli, kui meil isegi on probleeme meeste jalgpalliseks, aga on kindlasti üks tee ja võimalus, mida ma seal Kärajatel siis rõhutasin, et on jällegi seesama väärtuspõhine koostöö, et kaks märksõna, võrdsus, kaasatus. Kui me lähme nüüd suurte rahvusvaheliste korporatsioonide sisse, siis nendel on eelarverea peal olemas selline asi nagu sustainability, ehk siis kõik see nii-öelda keskkonna hoiakud, võrdsus, kaasatus. Naiste jalgpall asetub väga hästi just sellesse kohta ja ma arvan, et läbi selle me suudame ka tuua naiste jalgpalli lisaraha. Ja see on tee, mis on pikk tee, see ei ole nagu kiire tee, aga selleks peab muutuma ka kuvand, sellepärast, et muidu keegi lihtsalt ei taha sinna oma vahendeid panustada ja see on niisugune, ütleme natuke muna ja kana olukord, aga kindlasti on võimalik seal nagu nii muna kui kana säilitada ja liikuda kindlasti targalt edasi, et Eesti peab olema tark, me peame oma tegevustes olema nutikad. Me muidu lihtsalt ei suuda konkureerida, see on ainult jalgpallis, ma arvan, et see on enam-vähem kõiges niimoodi. Ja tegelikult brändiloome kompetents kui selline ja naiste jalgpalli kui brändi tekitamine tegelikult ei oleks nagu aastal 2025 enam mingisugune üle mõistuse käiv asi, et seda on võimalik erinevate brändi loomise võtetega ju muuta huvitavaks, põnevaks, nii-öelda heas mõttes nagu seksikaks, atraktiivseks, et tegelikult olenemata tasemest, tulles selle sama väärtusruumi juurde on, et seda on võimalik oskuslikult pakendada, aga see on jälle selline kompetentsi ja võib-olla mõnes mõttes ka nagu enesekindluse koht, et kuna kui sa enne rääkisid sellest mängijate müümise oskusest ja sellest, et see tase peab kogu aeg, eks ole, tõusma, siis tegelikult kui ma seda kuulan, ma mõtlen, et see on ka selline klubide enesekindlus võib-olla mõnes mõttes ja selle klubide enesekindluse kasvatamine, et meil oleks enesekindlus müüa neid teleõiguste, kommertsõiguste pakette ja neid tükke, neid õigesti esitleda ja kõike seda teha ja ühe võib-olla sellise mõttena selle kõige juurde te olete pakkunud ka teatavat sorti sellise akadeemia, kus klubid võiks koos käia ja neid mõtteid siis vahetada ja seda enesekindlust kasvatada. Jah, see on niisugune, ütleme, et võib-olla niisugune juhtimise akadeemia või
ütleme, et kuidas aidata, see mõte on jällegi see, et kuidas aidata kogu sellel klubipüramiidil paremini oma klubisid juhtida, et noh, kõigepealt see, et neil oleks need strateegiad, jah, me võime öelda, et täna on ka jalgpalliliidus litsenseerimisel on sul kohustus midagi seal teha ja mingid kavasid esitada, aga päriselt ma näen, et ega see ei ole nagu sisuline. Et meil oleks vaja nii, et istuvad Premium-liiga klubid maha, esiliiga B, esiliiga A, nii edasi, kõiki need püramiid istu maha ja asetsed ennast kuskil seal pildi peal, mina olen siin. Ja selle nagu strateegia nagu ellu viimine, et see annab sulle enesekindlusest. Ega enesekindlus annab see, kui sa oled teadlik ju. Kui sul on selge plaan, teadlikkus on olemas ja üks asi, mis minu meelest on ka sealt kärajatelt tuli väga hästi välja, et toetajad tahavad ja ka meil on üks toetaja, kes iga kord mulle seda ütleb, et miks ta on väga pikaajaliselt võib-olla seda Paide meeskonda on toetanud on ja just, et teil on olnud plaan ja te olete iga seda ka ära teinud, kogu aeg nagu läinud, teinud ja nii edasi oma tõusude mõõnade ja kõigega, aga see ongi see, et peaks olema selge nagu plaan ja see identiteet, et meie klubi, me teame, kas me oleme siis noorteklubi, oleme tippuroni klubi, oleme mingi muu eesmärgi klubi, et kõik see sinna juurde annab selle tõenäoliselt selle identiteedi ja enesekindluse ja kui igaüks tunneb ennast omas rollis nii-öelda hästi, nagu ikka elus on siis, juhtuvadki head asjad, ma arvan. Ma võib-olla ühe asja ütlen siia juurde, võib-olla see oleks mina, kui ma ei oleks kriitiline. Ja samas enesekriitika on kõige olulisem asi ja ma arvan, et me Eesti jalgpallis peaksime olema enesekriitilised, et me ei saa öelda, et me oleme edukad olnud. Ma arvan, me peamegi ütlema, et me oleme mingites asjades olnud edukad, aga mingites asjades me oleme läbi kukkunud. Ja kui nüüd päris aus olla, siis praeguse jalgpalliliidu nagu üks siuke suund on olnud selline, et meie toetame, meie anname ja siis, kui sa küsid, mis vahenditest, siis tihti tegelikult, kõik need vahendid jalgpalliit jagab ja annab, tulevad ju tegelikult Euroopast. Ja nüüd, kui ma küsin, kas me oleme loonud siin väärtust, mida me saame jagada teistega, siis ma arvan, et see on ligemale 0. On ju, et siis kui me hakkame looma seda väärtust Eestis, mida me saame jagada teistega, siis me oleme õnnestunud. Siis me saame rääkida kasvust. Kui me praegu võtame raha, mida siis nii-öelda genereerivad välisklubid ja jagame seda siin, siis see on parasiitlus. Ja parasiitlus kindlasti ei vii meid edasi. Me seisame paigal, nii palju kui me raha antakse, me jagame ja see paigal seis ongi tegelikult see, et täna olid matused Uno piiril ja 20 aastat tagasi lugesin artiklit, meenutust ja need samad asjad, mida me täna arutame, olid 20 aastat tagasi Uno piiril välja öeldud, nii et see näitab tegelikult seda, et me oleme reaalselt seisnud paigal ja kui me seda ei tunnista iseendale, siis me ei saa ka siit edasi liikuda, et see on minu selge arus, me peame julgema öelda, et mingites asjades me oleme lihtsalt läbi kukkunud, siis me saame edasi liikuda. Aga võib-olla selle, kuidas seda klubi jällegi, me saaksime klubis paremini toetada, on jällegi, et luua neile tööriistad, veel kord, et meil on väga erineval tasemel klubisid, et kellel on võib-olla vähe kogemust sponsorrahade toomisel, aidata neid selles, õpetada neid selles, luua tööriistad, luua mingi mentorsüsteem või siuke coachingu süsteem, kus, ma ei tea, need klubid, kellel on rohkem kogemust, saavad teha töötubasid või olla mentor mõnedele väiksematele klubidele. Miks see võiks olla näiteks niimoodi, et ma ei tea, kõik 10 Premium-liiga klubi on mentorid ühele või kahele mingile allpool klubile ja aitavad oma seda teadmist sinna koha edasi viia, et kuidas nad võiksid klubi areneda nii edasi. Et see on võib-olla suuremas pildis see nagu mõte, et anda need tööriistad ja olla ka teistpidi see kus võib-olla suunata neid klubisid selles mõttes, et kus need võimalused on, et see sama CCA-s, mis on väga selles mõttes võimekas organisatsioon, väga palju võimalusi on seal on kõikidel klubidel on võimalik selle osaleda ja saada seda siis kas koolituse seal või nõu seal või mida iganes, et kas või näiteks selle vahendi olla, et seal on nagu tõesti, et mõte on see, et kuidas siis võimestada neid klubisid ja aidata nendel areneda. Ma väga nõustun ja selles suhtes see Kuno öelda ongi, et meil Euroopast nagu nii tulevad need rahad selles suhtes. Sa ütlesid väga karmilt parasiitlus, aga sellest ongi need suured ikkagi lähevad seal kiirrongiga edasi ja allapoole jagatakse, aga meie enda sellest nagu väärtusruumi tekitamine ka nende asjadest, mida me siis soovime siin sellele turule pakkuda, see on meie enda teha ja sellega me nõustun, et seal on meil veel suured sammud tegemata ja seda me saame ainult koos teha ja sellest pakkuda seda head toodet ja kas see on siis see toode on mängija, kas see on siis see liiga, mis iganes see suund on see, mida me peame ära tegema ja see on ka minu arvates see tegemata jäänud ja praegu me jagame seda
Euroopast tulnud raha või siis FIFAst tulnud raha, et see ei ole piisav. Räägime natuke jalgpalli välistest võimalikest tuluallikatest ka. Ühe ettepanekuna on teil siin mõtetena punkti tasandil praegu kirjas ka dialoog riigiga, mis on erinevatest teistest teemadest samamoodi läbi käinud, aga regionaalsed toetused maksusüsteemis astuda vestlusesse Eesti riigiga, võib-olla hasartmängumaksu kontekstis suunata toetusi kuidagi moodi niimoodi, et need ka spordialaliitudele jõuaks. Seal võib olla 2 teemat, jah, et üks on see kogu see maksusüsteemi teema, mis on täna päevakorral olnud siin mitmel erineval kohtumisel. Tanel Tein käis seda ühte mõtet Riigikogus tutvustamas ja EOK tegeleb mingite asjadega, erinevad alaliidud tegelevad. Et ma jällegi arvan, et Jalgpalliliit peaks olema seal selgelt eestvedaja, suunanäitaja ja olema sellises vormis ja sellise mainega, et on võimalik minna nendest ustest sisse, kus neid dialoogi on võimalik pidada, avatud pidada ja tõesti leida see võimalus, kuidas eraraha kaasata rohkem siis ikkagi spordi juurde üldse ja me ei räägi ainult jalgpallist, vaid tervikuna spordi juurde. Et ma arvan, et riigiga on võimalik seal ka lahendused leida siis erinevad maksu võib-olla muudatuste või toetuste kontekstis. Tuleb vist hästi ära põhjendada. Hästi ära põhjendada ja tuleb öelda, et me toome nii palju, et kas te panete ka nii palju. Et üks võimalus, et kui me kaasame eraraha nii palju, et kas siis riik kuidagi panustab sinna ja nii edasi, et neid meetmeid on erinevad, et kui sa paned teise pensionifondi või sinna sambasse raha või kolmandasse kuskil, siis riik ka panustab, nii et miks ei võiks olla spordirahastamine, mis on vähemalt sama oluline kui pensioni kogumine, et need inimesed oleksid terved ja nii edasi, et ma arvan, et seal on võimalik see dialoogi pidada. Et see on üks teema ja teine teema, mis on minu arust täiesti kasutamata jällegi selline võimalus siis tuluallikaid suurendada, on kogu selline nii-öelda erinevatest meetmetest siis raha taotlemised. Nii Euroopa tasandilt, mida Euroopa ütleb ka, ma siin alles mingi hetk käisime ühes teises kontekstis, käisime Brüsseli rääkimises, ainuke, mida nad ütlesid, et Eesti ettevõtted ja organisatsioonid on väga kehvad sealt Euroopas siis raha taotlemisel. Et on mingid näited ja on saadud ja seal on tegelikult väga palju võimalusi kaasa arvatud igast sustainability teemad ja nii edasi, regionaalteemad, nüüd militari teemad, kõik need teemad. Et kindlasti on seal võimalus, aga ka siin samas Eestis, et ma võin tuua jällegi meie klubi näite, et me ehitame täna sellist staadioni juurde sellist klubihoonet või sellist keskust sinna ja me taotlesime sealt ühest liiklusprogrammist ja me saime selle sinna 60% rahastusega. Loomulikult me pidime ise leidma siin 40% raha juurde, aga tõesti me saime ja ma jällegi ei tea, ma ei oska isegi selle põhjendust tegelikult leida, et miks me täna ei ole jalgpallikogukonnana tervikuna sellist nendele teemadele tähelepanu pööranud olukorras, kus meil on vaja taristut arendada, olukorras, kui me sealt Tartu Kärajatelt sõitsin ära, siis üks hea klubi inimene viis mind bussi peale ja selle 10 minuti jooksul jõutis rääkida, kuidas nemad on taotlenud erinevatest ka programmidest raha ja saatnud näiteks enda treenerid välismaale siis nii-öelda õppima ja kogemusi saama, et minu meelest need on kõik võimalused, mis on kasutamata ja ühe mõttena ongi see, et me sinna samma Jalgpalliliidu juurde looksime teise kompetentsikeskus, mis ongi siis näiteks inimene või paar toimetaks ainult sellega, kuidas aidata klubidele saada aru, et mis on nende vajadused ja kus on see palett, kus siis saaks raha juurde tuua, taotleda, aidata klubidel tuua, aga samamoodi Jalgpalliliidul. Et kuidas siis arendada infrat ja koolitada inimesi ja regionaal, see on eriti oluline ja kõige lihtsam on neid rahasid alati tuua, kui on regionaalsed teemad veel. Tallinnas see võib-olla natuke keerukam, aga just regionaalse tasandil on see kohe teine lugu. Väga palju kasutamata võimalus. See on väga tähtis ja kui vaatad seda Euroopa Liidu MFF-i, siis see on see Multi-Annual Financial Framework ja sellest see lõpeb aastal 2028. Ja nüüd on taagumine aeg sellega tegelema hakata, et uues tsüklis, sinna 6-aastasse tsüklisse tuleks see võimekus. Jah, Euroopa Liit ei hakka klubidele maksma sinna eelarvesse seda raha juurde, aga sinna on võimalik saada infraehituseks, innovatsiooniks, hariduseks, meil on vaja kõikides nendes asjades. Kõigepealt me peame selle lobi või huvikaitse ära tegema, et sporti tuleks rohkem ja Euroopa Liit saab aru ja sporti nagunii tuleb rohkem raha juurde. Kõigepealt sporti juurde ja siis ka spetsiifiliselt jalgpalli juurde ja see kompetentsikeskus või ka need teadmised on vaja siis ka võimestada rohkemalt. Mitte, et keegi kuskilt Tartu lähedalt järelikult siis äkki Põlvast keegi tegi selle ära,
tubli, said asja tehtud, aga see on see võimestamine, et sellest, mida rohkemalt me saame neid asju tehtud, seda kiiremini me liigume sinna paremaga pakenduse poole, et neid võimalusi, neid peab kiiresti ka kaaluma, kui me räägime siis selle Euroopa Liidu uue eelarve MFF-ist, et see on tagumine aeg praegu hakata seda tööd tegema. Võib-olla ma veel paari sõnaga lisan ka, et minu arust Veiko ja Ragnar, et need on kõik väga head ideed ja ma kahe käega poolt ja ma usun ka, et meil on väga palju potentsiaali kaasata seda raha, sest ma Euroopa Klubi Jalgpalliliidu viimasel juhatuse koosolekul Brüsselis kohtusin ka eurovolinikega, kes siis osalesid meie nagu õhtusöögil ja need olid siis inimesed, kes vastutavad siis Euroliidu kogu siis spordi arengu ja selle poliitika eest ja õhtusöögi käigus siis oli mul ühe Austria taustaga härrasmehe, kes on 20 aastat siis seda oma volinikutööd seal teinud, siuke hea vestlus ja nüüd see, kuulge sõbrad, et meil on nii palju raha, mida võiksime jagada teie staadionite ehitamisteks, et miks te ei küsi? Ja siin on ka tegelikult see koht, mis ma arvan on väga hästi välja toodud, et kui meil oleks selline, ma ei tea, töörühm, kes sellega nagu natuke tegeleks, siis meil on olemas ka väga tublid ju eurovolinikud Eestis olemas, kes siis käivad ja teevad, ma olen ise lennanud nendega lennukis erinevate tuttavate poliitikutega väga tihti, sest ma reisin ka väga palju oma jalgpallialaselt ja nendega oma maha istuda ja nad saavad meie mõtteid edasi viia, tegelikult see ressurss on olemas ja ma arvan, et siin on ka väga palju selliseid muid asju, mis praegu on leidnud nagu leheveegudel kajastust, näiteks minule väga meeldib see nii-öelda annetuskultuuri võib-olla siis selline propageerimine ja viia see uuele tasemele ja siin Veiko mainis ka sama asja, ma usun, et selline mõte näiteks, et kui eraettevõtted annetavad euro ja riik paneb 50 senti juurde, siis ma arvan, sealt tekib ka juba mingi võimendus ja teatud soodustused, et lõpuks see raha nagu jõuaks sporti ja kultuuri rohkem ja ma arvan, see on väga nagu oluline, aga see on kindlasti võimalik ja seal tuleb lihtsalt võtta ka initsiatiiv ja mida ma veel õpetuseks tahan öelda nagu selle teema koha pealt on, et minu arust on see kuvandi küsimus väga oluline ja praegu on see natuke viltu, et kui minna ja küsida nüüd, ütleme siin, ma ei tea, spordiringkondadest, et me siin jalgpallis, siis minuli kogu aeg joob, teil seal jalgpallis on nii palju raha ja nii hästi. Ja ma ei saa üldse sellest nagu asjast aru, sest mul klubina on kogu aeg raske. Ja väga oluline vahe on, kas sa pead nagu üleval pidama meeskonda ja maksma neile palka või sul on üks sportlane. On ju, ehk siis kui sa vaatad jalgpalli tervikuna, siis me oleme kindlasti kõige suuremad maksumaksjad, seepärast, et meil on meeskonna, keda me hoiame palgal ja me võtame kõige suurema sotsiaalse vastutuse. Ja siin ei ole tegelikult nii, et nendel klubidel on hästi ja raha palju ja upume, et see on tõesti vale arusaam. Klubid selle jalgpalliliidu, jalgpalliorganisatsiooni sees on väga, väga keerulises seisus ja pigistavad kogu aeg kivist vett välja ja võtavad väga suurt sotsiaalset vastutust ja ma ütlen, et ma tihti vaatan oma töötajaid, et kes töötavad läbipõlemise piiril ja panustavad niivõrd palju, ma ei tea, kust neil see jõud tuleb või tahe, et seda kindlasti on vaja hakata muutma ja seda mõtet ja aru saama samamoodi. Et see on kindlasti üks suund, kuhu ma loodan, et te ka kindlasti tulevikus juhul, kui nii läheb, nagu te siin ennustate ja soovite ja Ragnarist saab tulevane president, siis ma arvan, nende asjadega kindlasti peab tegelema ja seda asja natuke lahti rääkima ühiskonnas laiemalt ja poliitikutele samamoodi. Ja absoluutselt, ma arvan tegelikult Euroopa tasandil see jalgpallibusiness on väga palju selline isiklike suhete business, eks ole. Et sinna suunda samamoodi liikuda. Kuulge, mulle tundub, et see kompetentsikeskus on siin laua taga koos täna. Et äkki hakkaks kohe pihta. See meie plaan ongi 19. tahaks pihta hakata või 20. juuli hiljavalt. Ja ma nõustun ja sellised persoonid esiteks ja klubijuhid. Ja see ongi lihtsalt, neil on nii palju teadmisi ja see on see võimendamise efekt. Seda me peame seda tegema, et sellest ei ole piisav, kui ainult 1 või 2 teema. Sest me peame kõik seda tegema, me peame seda taset tõstma ja siis me oleme suutelised tegema. Sest et pole mõte, kui mõned väiksemad riigid siis, ja kes teevad ka hästi koostööd, kõik on läbipaistev, nad on suutelised seda tegema, siis mulle ei mahu nagu siia pähe, et miks me ei ole. Ja see on üks põhjuseid, miks mina selle teekonna ette võtsin kandideerida ja ma olen need juhatuse liikmed või see tiim seal taga ja need liikmed, kes siis usuvad sellesse. Jah, sest nii ei pea see jääma, eks ole. Veiko Eskimäe, Kuno Tehva, Ragnar Klavan, suur tänu tänase saate eest. Ka eelmised 2 pealelöögi podcasti on siis kuulatavad Apple'is, Spotify's ja vaadatavad ka YouTube'is ja me kohtume juba järgmisel korral, sest et natuke maad on veel minna. Aitäh!